Üleaadsete juures veedetud aega kokku võttes saab öelda, et Valgevene on kui kompott moodsast Euroopast ja Venemaast. Hirmujutud diktaatorlikust kurjast riigist meid kogemuste näol ei puudutanud. Kuigi kogu seda moodsat fassaadi varjutas Nõukogude Liidule iseloomulik sümboolika ja hüüdlaused, on valgevenelased Hardo Aasmäe sõnul pigem ikka eurooplased kui liidu aega taga nutvad venemeelsed vanakesed. Valgevenelased oma meelelaadilt on meile ju palju lähedasemad kui venelastele ja nad on ju venelastest, või moskoviididest, ütleme niimoodi, moskoviididest ikka väga erinevad ja kui me mõtleme natuke meie ühisele ajaloole, siis meie vabadussõja aegne üks niisuguseid uljamaid Vene väeülemaid, kes muide ainukesena tunnustas Eesti Vabariik, oli Bulak Balakhovitš, kes oli valgevenelane, kes möllas seal ju siis, kui seal iseseisvat riiki loodi. Mis Valgevene on, aga need inimesed pidu oskavad tõepoolest panna. Näiteks kell 8 alustas üks tüdruk täiesti ilma igasuguse häbitundeta siin restoranis karaoke laulmist ja kõik laudkonnad, muidugi peale tuimade Eesti meeste, hakkasid kaasa tantsima. Kui eestlasel on vaja ennem ära juua mingi kogus alkoholi, et käima minna, siis siin, kui muusika läks mängima, keerati muusika valjemaks, siis oli esimese lauluga oli paar platsil. Ja see vahetu inimeste vahetus, suhtlemine ja siuke kompleksi vabadus on võrreldes Eesti temperamendiga on siin hämmastav. Ja see tuletab mulle meelde neid kaugeid aegu, kui ma palju Venemaal ringi reisisin. Ja seal oli täpselt sama. Ehk see tavaline lihtne inimene on ääretult sõbralik, ääretult vastutulelik. Juhus viis meid kokku Valgevenes juba 5. aastat metsaäri ajava Kallega. Tema sõnul on inimesed meeldivad ja toredad, kuid nendega äriajamine võib üsna väsitavaks kujuneda. Kui kellegiga ajad mingi tööalased asju ja tahtmatult seal tuleb raha mängu, siis peab nende nii-öelda maksjatega suhtlema igapäevaselt, käima saunas ja võtma viina ja nii edasi. Et kui seda ei tee, siis seda võetakse kui solvangut. Kui tahad Valgevenes, et sulle midagi ära öeldakse, siis alati helista. See on nende vanasõna, et alati peab silmast silma kohtuma. Ja see võtab oma energia ära. Võrreldes Eestiga meenutab äriasjade ajamine Valgevenes meil 90. aastate alguse seisu. Täna on siin ikkagi, kui meil käib kõik meili teel, siis siin käib ikka faksiga veel. Ja panganduses on täpselt samamoodi, kui meil kannab raha edasi arvuti, siin kannab tädike. Äriajamise üheks heaks küljeks Valgevenes on konkurentsi puudumine. Samas ajavad Kallet marru pidevad jamad rahade kättesaamisega. Rublad on küll alati pärale jõudnud, kuid praktiliselt mitte kunagi lubatud tähtajaks. Samuti on riik talle tehtud töö eest tasunud saadustes, nagu näiteks lihas, mis tuleb siis Venemaale maha müüa. Ometi ei kipu mees tagasi Eesti ärimaastikule. Mul on mõtteid olnud siin päris tihti, et lõpetan siin tegemised ja lähen Eesti tagasi, aga ikka väike hinges siuke, et 5 aastat olen olnud ja et järjest kogemusi tuleb juurde ja lootus on ikka, et üleval pool ka midagi muutub, et asjad lähevad paremaks. Puhast valgevene keelt räägivad seal vähesed. Paljude noorte käest kuulsime, et seda teevad enamjaolt rahvuslikult meelestatud vanemad inimesed. Ka puudub Venemaa ja Valgevene vahel piirikontroll. Seega jääb ikkagi õhku küsimus, mis vahe on siis valgevenelasel ja nii-öelda päris venelasel. Minskis elav Angela rõhub Valgevene inimese suuremale vastutulelikkusele. Я думаю, да, у всех народов есть свои достоинства. Вот у белорусов первое достоинство – это гостеприимство. У нас очень развит агротуризм, мы всегда рады гостям. Их спать ложим и накормим, и все самое лучшее для наших гостей. Вот. Также очень веселые и помогут чужому человеку. Очень добрые, добродушные, да. Россияне, я думаю, что не настолько.
все-таки белорусы, у них открыта душа. Muideks, neiu töötab Valgevene pealinnas Minskis. Arvake ära, millise riigi ettevõttes. Наша компания называется Казино Олимпик. И принадлежит эта компания кому? Эстонии. Я пришла по объявлению, и потом мне сразу на месте рассказали, кто является хозяином. И я очень обрадовалась, что это иностранные, что у меня будет контракт как международный. Kuigi Angela töötab Eesti firmas, siis väga paljud valgevenelased käivad tööl hoopiski Venemaal. Umbes nii nagu paljud eestlased käivad Soomes, Rootsis ja Norras. Valgevenelaste seas on Venemaal tööl käimine aga väga prestiižne. Paljude noorte suust kuulsime, et ega see Valgevene Venemaast suurt ei erine. Ka meile tundus see nii, kuigi üldpilt on siiski lääneilmelisem ja ka teed kordades paremas seisus. Valgevenelased on vabad venelased. Erinevalt moskoviididest sinna soodesse ja rabadesse nagu Novgorodi ei jõudnud tatarlased ja ei kehtestanud oma asiaatlikku korda ja mõtteviisi, mis teatud mõttes moskoviididel elab ju edasi. Võimul olev president Lukašenka on konservatiivse olemisega ja ilmselgelt nõukogude aega taga igatsev. Päris liiduta pole Valgevene aga ka tänapäeval. Selline nagu meil on Euroliit, siis neil on SRÜ, sõltumatute riikide ühendus, kus on viisavaba 3 riiki, seesama Valgevene, Ukraina ja Venemaa, kuigi ütleme, et Ukrainal tänaseks Euroopa Liiduga ei ole viisavabadus, on viisavabadus tähendab. Et sõltumatud sõltuvad sõltumatutest? Jah, sõltumatud, kellest midagi ei sõltu maailma.